Millist mööblit sa oma kodus kõige rohkem kasutad? Ma kasutan kodus palju voodit, arvutilauda ja nurgadiivanit. Meeldib mulle istuda diivanil televiisori vaatamiseks. Kui tihti sa oma kodu ümber kujundad? Ma elan päris uues korteris, aga ma kujundan 1 kord aastas. Kus sa oma kodus kõige rohkem aega veedad? Veedan oma majas kõige rohkem elutoas. See on koos avatud köögiga elutuba. Seal saan süüa teha, süüa ja telekat vaadata. Mul on ka arvutilaud seal. Kas sul on kodus kindel stiil? Ma ei ole kindel, aga minu arvates see on põhjamaine stiil. Milline on sinu lemmikmööbli ja sinu kodus ja miks? Minu lemmikmööbel kodus on meie nurgadiivan. Ma kasutan seda palju telekat vaatamiseks. See pole väga kallis, aga väga mugav. Kuidas sa oma kodu korras hoiad? Mu naine teeb palju tööd, et maja korras hoida. Ta puhastab põrandaid, kogu mööblit ja masinaid. Mina aitan tal aknaid, uksi ja lage puhastada. Mis linnaosas sa elad? Mis sulle selle piirkonna juures meeldib? Ma elan Mustamäel Tallinnas. See oli kesklinnast veidi eemal. See on väga vaikne ja roheline. Seal asub palju toode, koole, lasteaedu, haiglaid ja spordikeskusi. Nii mulle meeldib see väga. Mis on sinu kodukoha parimad vaatamisväärsused? Ma elan Tallinnas, kus on palju vaatamisväärsusi. Tallinna vanalinn on kogu Eesti peamine vaatamisväärsus. Seal on Tallinna teletorn, Vabaõhumuuseum, Pirita ja Stromirand, kuhu inimestele meeldib minna. Millised on sinu naabrid? Kas sa nendega hästi läbi saad? Mul on palju naabreid paljudest riikidest, aga enamik neist on eestlased. Nad on väga toredad ja ma ei saa nende üle kurta. Kui tihti sa oma kodukohas jalutamas käid? Ma käin 3 korda nädalas Manni pargis jalutamas. See on mu kodule väga lähedal. Mis on sinu kodu lähedal kõige populaarsemad restoranid või kohvikud? Ma arvan, et minu maja lähedal on kõige populaarsem restoran Little India. Nad on kuulsad India toidu poolest. Manni kahve on meie piirkonna populaarsem kohvik. Kohvisõbrad käivad seal igal nädalal. Kas sinu kodu lähedal on mõni park või mets? Kas sa neid kasutad? Jah, ma elan Mann parki kõrval. Käin seal vähemalt 3 korda nädalas sõpradega jalutamas. Metsast rääkides, minu arvates pole minu kodu lähedal ühtegi metsa. Mis on sinu kodukoha halvimad küljed või puudused? Tallinn on nüüd minu kodulinn, see on Eesti rahvarohkeim linn. Liiklus on teedel kõige raskem hommikuti. Ka õhusaaste on seal probleemiks. Kas sul on lemmikkoht, kuhu sa oma kodukohas sageli lähed? Manni park on minu lemmikkoht kodulinnas, kus ma käin väga tihti. Tavaliselt käin seal sõpradega jalutades aega veetmas. Vahel käin seal perega. Milliseid üritusi või festivali sinu kodulinnas korraldatakse? Ma ei tea hetkel, kas praegu toimub mõni üritus. Aga ma tean, et kõikjal toimub palju üritusi igal aastal, näiteks toidufestival, moefestival ja Ironman igal aastal. Mis on sinu kodukoha parimad söögikohad või kohvikud? Minu kodu lähedal on palju söögikohti ja kohvikuid, näiteks Little India, Kakra, Rocca al Mare grill, Manni kohvik, Nõmme kohvik. Nad pakuvad väga maitsvaid toite ja jooke. Mulle meeldib seal tihti käia. Kui kaua sa juba oma praeguses kodus elanud oled? Ma olen oma praeguses kodus elanud juba 3 aastat. Ostsin oma korteri 2022. aastal. Kas sulle meeldib oma praegune elukoht või plaanid tulevikus kolida? Mulle meeldib väga elada seal, kus ma praegu elan. Ma ei plaani praegu varsti kolida. Millises linnas sa elad? Mis sulle selles linnas meeldib? Ma elan Tallinnas, Eesti pealinnas. See on väga väike, aga hästi planeeritud linn. Seal elab umbes 600 000 inimest. Seal on kõik, et elada paremat elu. Mulle meeldib seal väga elada. Millised on sinu linna kõige olulisemad vaatamisväärsused? Minu arvates on linna kõige olulisemad vaatamisväärsused Tallinna vanalinn ja teletorn. Need on suurepärased ja neid külastavad inimesed üle kogu maailma. Kas oled oma linnas kõik olulised kohad läbi käinud? Jah, ma olen seal mitu korda käinud juba. Kuidas sa iseloomustaksid oma linna kultuurielu, teatrid, muuseumid, kontserdid ja nii edasi? Tallinna kultuurielu on suurepärane. Aastaringselt toimub palju erinevaid festivale, näiteks toidufestival, moenädal ja muusikafestival. Ööklubid ja kontserdid on seal väga populaarsed. Millised on sinu linna parimad restoranid või kohvikud?
minu arvates on Noa, Lee ja Rado parimad restoranid Tallinnas. Cafe Cactus ja Manni kohvik on linna parimad kohvikud. Nad pakuvad väga maitsvaid toite ja jooke. millised on sinu lemmikud kohad oma linna ümbruses reisimiseks? Minu lemmikkohad linna lähedal on Keila-Juga, Paldiski tuletorn, Lahemaa rahvuspark ja Käsmu küla. Kui suur on sinu linna rahvastiku arv? Minu linnas elab umbes 600 000 inimest. See pole liiga palju. millised on sinu linna kõige suuremad väljakutsed ja probleemid? Ma arvan, et põlisrahvastik vananeb kiiresti. Rahaline olukord ei lähe hästi ja eluaseme olukord halveneb iga päevaga. mis on sinu linna kõige tähtsamad transpordivahendid? Buss ja tramm on minu linnas peamised ühistranspordivahendid. Minu arvates on need head. Aga eraauto on väga populaarne ka. kuidas sa iseloomustaksid oma linna infrastruktuuri, teed, ühistransport ja nii edasi? Minu arvates on ühistransport Tallinnas hea, kuigi bussiühendus võiks olla parem. Mõned teed on hommikul kitsad ja seal on tihe liiklus. mis on sinu linna kõige olulisemad sündmused ja festivalid? Laulu- ja tantsupidu on ainulaadne sündmus maailmas. Tallinna vanalinnapäev on suurepärane sündmus, mis toimub igal suvel. kas sinu linna ümbruses on looduskauneid paiku? Minu arvates on Lahemaa rahvuspark ja Keila-Juga looduslikult kaunid. kuidas sa iseloomustaksid oma linna majandust ja tööstust? Ma arvan, et Tallinna majandusel ei lähe praegu hästi. Linnas on palju ettevõtteid ja tehaseid, aga neil on probleeme. mis on sinu linna kõige populaarsemad vaba aja veetmise kohad? Ma arvan, et noortele meeldib käia klubides ja spordikeskustes ning vanematele inimestele meeldib käia pargis. Linnas on mõned ilusad rannad, mis on suvel väga populaarne sihtkoht. kui palju sulle meeldib oma linna arhitektuur? Jah, mulle meeldib Tallinna arhitektuur, aga bussitransport võiks parem olla. Mõnes linnasadamas pole piisavalt lasteaedu. kuidas on sinu linna kliima ja ilmastikutingimused? Kuna Tallinn on Põhjamaade linn, on seal tavaliselt aasta läbi väga külm, suvi ei ole ka eriti soe. kas sinu linna lähistel on mõni tuntud looduspark või maamärk? Jah, linnast mitte väga kaugel asub Lahemaa rahvuspark. mis on sinu linna kõige olulisemad haridusasutused? Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool on linna olulisemad haridusasutused. Tallinna Inglise kolledž on siin väga hea kool. millised on sinu linna kõige olulisemad poliitilised küsimused? Ma arvan, et majanduslik olukord ja immigratsioon on linnas kõige populaarsemad poliitilised teemad. kui kaua sa juba oma praeguses linnas elanud oled? Ma olen siin elanud juba 10 aastat. Loodan, et see number tuleb suurem.